Mina olen siis Kristjan Kuusk, ma olen arhitekt. Ma riigipilve poole pealt puutun kokku eelkõige põhimõtteliselt kõikide teemadega, nii võrgu, hüperviisori, andmekeskuste, et ma ei ole nagu väga spetsialiseerunud, aga tänu sellele ma suudan nagu kõikide teemadega kursis olla ja suurt pilti hoida. Ja pilvega, ma olen tegelenud põhimõtteliselt sellest ajast, kui pilve veel pilveks ei nimetatud. Et seda küll siis erasektori poole peal. Aga kindlasti, kes eelmisel korral siin saalis olid, paljudele küsimus, et kuule, et sa rääkisid eelmine kord Nutanixist ja igasugustest muudest asjadest, et kuidas see asi nüüd ühtäkki sinna Red Hati juurde tagasi on jõudnud, et mis siis vahepeal muutunud on. Ja see lugu, kuidas me sinna jõudsime, oli tegelikult, nagu Taavi ütleski, üsna konarlik. Aga siin me nüüd oleme. Ma igaks juhuks käiks üle need asjad, mis meil nagu sundisid alguses mõtlema, et ei, me tahame OpenStacki pealt nüüd ära tulla, võtame midagi muud ja et OpenStack ei ole see asi, millega me edasi lähme. Sellisel kujul, nagu me ta saime, ja tegelikult nagu ta ka praegu on, siis OpenStacki uute nõudide lisamine, deploy võtab aega reaalsuses 4 tundi, üks nõud. Kui selle juures mingi viga juhtub, siis läheb uuesti käima, uuesti 4 tundi ja selle juures, kui on vaja veel Red Hati supportiga suhelda, siis meie rekord ongi, et ringiratast lasime 3 kuud enne, kui me serveri reaalselt pilve saime. Et see oli üsna valus. Teine teema, suur teema, millest me ka pihta hakkasime, et praegune Red Hat ja OpenStack, mis meil on ühes, on ikkagi suhteliselt vana ja me peame teda mingi hetk uuendama, sest support lõpeb järgmise aasta märtsis. Ja siis on kõik läbi. Ehk siis see on ka see, mis paneb paika meie migratsioonigraafiku. Proovisime laboris uuendada. Ei õnnestunud. Ja eelkõige ei õnnestunud meil Harku 1 koopia laboris, kus on nii CEF kui OpenStack on installitud integreeritult ja põhimõtteliselt iga kord, kui me seda üritasime upgrade'ida, siis see lõppes CEF-i hävinguga. Reaalsuses tähendaks see seda, et pilvest ei jää põhimõtteliselt midagi järgi, sest kõikide VM-ide ketta failid kadusid. Ja kui me iga kord saime sellise tulemuse, ma ütleks, et kui me teeksime sama testi 10 korda ja kas või 1 kord me saaksime sellise tulemuse, siis me ei läheks selle variandi peale, et me teeme in-place upgrade'i ja selle peale pilv õhku lendab. Siis varundusega, kes tunda on saanud, oli kehvasti ja OpenStackiga varunduse valikud ei ole suured. On põhimõtteliselt Trilio, mis meil oli, selle tarkvara kvaliteet kahjuks on kehva. Seda said kliendid ka tunda, me ise kaotasime usalduse tema vastu. Vaatasime, kes siis veel on NetBackup, Veritase NetBackupi kõhus selgus, et tegelikult on Trilio mootor, ehk siis midagi paremaks ei lähe. See langes sellega välja. Siis on niisuguse huvitava nimega asi nagu Hüstax Sakura. Hakkasime uurima, selgus, et Hüstax Sakura on kokku kirjutanud Yandex.ru. Et see kahjuks meile ei sobi. Ja siis viimaseks jäigi Storeware, kes on Poola firma, tegelevadki ainult selle backupi tarkvara loomisega. Me oleme rahul nendega, toimib ja me panime taga nüüd üks nullis käima, praegused backupid jooksevad kõik tema kaudu, kõik on hästi ja 2 nullist tuleb samamoodi Storeware'i peale ja ühe migratsiooni stsenaariumina ongi Storeware'iga backup ja restore. Siis veel, millega kliendid on kokku puutunud, on see, et OpenStack ei jaga masinaid dünaamiliselt pilve peal ümber, et see, kuhu VM satub, sinna ta jääb ja aeg-ajalt juhtub siis sellist asja, et
konkreetsel hostil läheb CPU stiil üles, et kas meil läheb alarm lahti või klient jõuab tiketi teha ja siis seda nii-öelda DRS-i VMware keeles teeb veel Marvin ja tõstab lihtsalt VM-e ümber. Ja Snapshotid toimivad vähe teistmoodi kui teistes hüperviisorites, et snapshot tähendab tegelikult kettakoopia tegemist, mitte olemasolevasse VM-i taastamist. Ja sellest baasilt me hakkasimegi siis seda alternatiivi otsima. VMware ja Nutanix tulid esimestena nagu lauda. Nutanix paistis sellega silma, et Nutanixi AHV hüperviisor on tegelikult KVM-i põhine, ehk siis kliendi VM-ide sees olevad driverid ja asjad, kõik jääksid paika, oleks suhteliselt nagu mugav üle viia selle koha pealt ja Nutanixi HCI Hyperconverged Infrastructure osa on tegelikult päris hea ja see on täitsa hea boonus. Aga kui me hakkasime Nutanixit rakendama, siis mida keerulisemaks me läksime vastu oma tingimusi, et mida me kõike temast tahtsime, siis seda rohkem tegelikult asju katki hakkas minema. Ja eelkõige läksid need asjad katki multitenancy ja advanced networking osas. Ja advanced networkingut oli meil vaja selleks, et tavalise 4096 VLAN-iga meie pilvega kindlasti hakkama ei saa, et meil on nüüd võrke juba praegu peaaegu nii palju, et meil oleks kõik need VLAN-id ära. Loomulikult me vaatasime VMware otsa, sellest oli ka juttu, et VMware on nagu üks tõsine alternatiiv, aga ülekolimiseks VMware reaalselt ei ole alternatiiv, sest VMware on teine hüperviisor, VM-i sees on teine virtuaalne riistvara, teised driverid. Reaalsuses ülekolimiseks tähendaks see seda, et me peaksime iga kliendi VM-i sisse minema, kas siis driverid vahetama või verifitseerima, et see oleks reaalsuses niivõrd suur töö, et seda ei teeks normaalse ajaga ära. Lisaks on veel VMwarel multitenancy pool on tehtud vCloud Directory ja võrgu pool NSX-iga, et kõik selle oleks pidanud hakkama ise teenindusse sisse arendama, ehk siis ka see pool oleks läinud väga suureks, ehk siis reaalne VMware töömaht oleks läinud väga-väga suureks ja sellega langes ta meil välja. Ja siis me olimegi natuke lõhkise küna ees, et mis nüüd edasi, sest need me mõtlesime ja plaanisime ja siin ka eelmine kord välja kuulutasime, et tegelikult need variandid läksid nagu luhta. Ja siis esimene asi, mis me tegime, oligi, et me täpsustasime oma nõudeid, panime nad veel konkreetsemalt kirja, et see asi oleks väga selge nii meie endi jaoks kui ka kõigi teiste jaoks, kellega me suhtleme. Ja siis me korraldasime avaliku POC-vooru, me võtsime kõikide potentsiaalsete pilveplatvormi pakkujatega ühendust, et kas nad ei tahaks teha meie tingimuste peal POC-i, et näha, et kas selline komplekt nende toodetega võiks toimida. Ja reaalsuses tuli siis selline pikk nimekiri, kellega me suhtlesime, ja nüüd ma võtakski kõik need üksikud tootjad ükshaaval ette. Esimene oli Parallelsi Virtuoso OpenStack. Et Parallels on teada-tuntud teenusepakkujatele toode ja neil oli teenusemokkuja mudel oli hästi paigas, multitenancy oli paigas, ta oli valmis toode, ka platvormiteenused, Kubernetesed, failiteenused, asjad olid seal ilusasti toodetena olemas. Kõik tundus nagu väga hea, isegi HCI oli neil olemas. Et alguses tundus nagu kõik oli väga hästi. Ja siis ühel hetkel koputas meie infoturve meile ukse peale, et kuulge, et selle asutuse omanikud on vene taustaga. Ja siis läks asi natukene huvitavaks, sest Virtuoso ise ajas kuni lõpuni vastu, et ei ole mingit vene seost, et
et mis jama te ajate. Taavil oli selle koha pealt üsna palju kanakitkumist, Taavile taheti peaaegu kambakast teha. Servapidi tuli isegi kapomängu, et vahepeal läks asi nagu huvitavaks. Aga lõppjutt oli meil nagu see, et isegi kui kõik on nendega täiesti hästi, siis need kuulujutud saunas jäävad ikka, see kahtlus jääb ikka, et kas see on ikkagi puhas toode. Kui see tarneahel ei ole selge, siis tänu sellele me nagu välistasime. Siis oli Rackspace'i OpenStack. Rackspace on koos NASA-ga OpenStacki looja. Et pakkumine, mis nad tegid, oli teistest kallim ja neil oli ainult OpenStack. Need platvormiteenuseid asju ei pakkunud, et lihtsalt nad oleks aidanud meil riigipilve ehitada. Et siin tuleb välja tuua, et Rackspace oleks aidanud riigipilve ehitada, mitte riigipilve ei oleks läinud Rackspace'i pilve, sest Rackspace'il on endal ka pilv, et Rackspace on suhteliselt tuntud suure pilveteenuse pakkuja. Siis on selline firma nagu Ultimum. Tšehhide firma. Nad olid hästi paindlikud, nad olid nõus põhimõtteliselt kõike tegema, mis me küsisime. Aga selgus see, et selles ettevõttes töötab ainult 10 inimest. Nad küll kõik on doktorikraadiga ja väga tublid, aga siiski ainult 10. Ja nende nõue oli see, et meie pool oleks vähemalt 6 nende poolt koolitatud OpenStacki spetsialisti ja eksamiga ära teeks. Siis meil reaalselt praegu on OpenStacki peal 4 inimest. See oleks tähendanud 2 inimese juurdevõtmist, pluss kui nad oleks kõik 6 inimest koolitusel läinud, kes siis vana riigipilve sellel ajal haldab. Ja 10 inimese üle võib ka vaielda, et kui suur see number on, et tootjal, et kes võiks nagu Eesti riigipilvele seda platvormi pakkuda, et kas see on 10, kas see on 50, kas see on 100 või 10 000 või mis iganes, aga 10 ikkagi tundub natuke liiga vähe. Minantise kohta me kuulsime, kiideti nende kasutajatuge, aga kui me talle nagu otsa vaatasime, siis komponendid, millest ta kokku laotud oli, ta oli nagu ülimodernne ja palju komponente olid sõna otseses mõttes bleeding edge komponendid, et meil ei olnud julgust võtta niivõrd uusi ja ennast mitte tõestanud komponentidega asja kasutusele. Ja Mirantisega me tegelikult väga POC-i nagu sellisena ei jõudnudki. Siis tuli Canonical. Canonical on tuntud kui Ubuntu Linuxi distributsiooni tegija. Ja plusside poole pealt midagi erilist välja tuua ei ole. OpenStack, nagu kõik teisedki. Miinuste poole pealt oli see, et nad küsisid puhtalt POC-i tegemise eest sama raha, mis laivi ülespaneku eest, et nad ei olnud nõus nagu POC-i mõttes ennast liigutama. Ja kui me talle nagu rohkem otsa vaatasime, siis neil olid teised haldusvahendid, et adminidele oleks olnud see õpikõver seal, aga funktsionaalsuse poole pealt ei oleks tegelikult midagi väga juurde tulnud. Ja Canonical oli tegelikult Red Hatiga viimases voorus, et kas Canonical või Red Hat, peale jäi Red Hat, aga just see tõigi välja selle, et plusse ei olnud, aga olid mõningad miinused ja tänu sellele ta teiseks jäi. Vaatasime ka otsa Microsofti Azure HCI-le, mis on siis Azure'i maapealne võimalus meil nii-öelda koha peal Azure'i stack püsti panna. Litsents oli soodne. Platvormiteenused, kes on Azure'iga harjunud, oleks olnud üks ühele, et see kasutajakogemus oleks olnud Azure'i kasutada harjunud inimestele väga hea. Ja teenusepakkuja mudel multitenancy oli ka täiesti olemas selles maapealses variandis. Aga miinuseks oli, et hüperviisoriks on neil Microsofti Hyper-V, ehk siis
teine virtuaalne riistvara, teised virtuaalsed driverid, täpselt sama probleem tekib, mis VMware-ga, et me praegust riigipilve üle kolida, me oleks pidanud kõikides VM-ides driverid ja asjad üle vaatama. Lisaks Microsofti toode istub Microsofti Azure'i pilve küljes ja sellest lahti ei lase. Eks ta saadab kogu aeg meetrikat pilve ja kui meil peaks olema pronksiöö taoline juhtum siin, ja see peaks 6 aega kestma, siis põhimõtteliselt meie maapealne osa läheks lukku ja sinna uusi ressursse enam lisada ei saaks. VM-id küll jääks käima, aga iseteenindusosa läheks kinni. Ja välja peab tooma selle, et kõik need asjad Azure'il on tänasel päeval ühe asukoha põhised, asukohapõhine liiasus tekitatakse vastu Azure'i suurt pilve. Et nad küll lubasid, et mingi hetk tuleb ka kohapealne mitme andmekeskuse tugi, aga minu teada praeguse seisuni seda veel ei ole. Ja ka platvormiteenused, mis seal peal siis jookseksid, oleksid ühe asukoha põhised. Ja välja tuleb tuua ka see, et klastrid on maksimum 16 node'i, mis on tegelikult väga väike number. Nutanix, kuna me oleme Nutanixisse nii palju aega ja ressurssi investeerinud, siis me andsime ikkagi Nutanixile veel kord võimaluse, et püüame ikkagi kokku võtta nii meie poolt kui nemad enda poolt, et äkki me saame ikkagi Nutanixi käima, nii nagu meil vaja on. Et nende hüperviisor on KVM-i põhine, kolimine oleks tänu sellele olnud lihtsam ja et nende HCI pool tegelikult töötab hästi. Et need olid need asjad, mis meile tõesti meeldisid. Tollel hetkel puudus aga IPv6 tugi Advanced Networkingus. Tänaseks tuli just uudis, et 22. augustil, natuke rohkem kui nädal aega tagasi, on nüüd Nutanixil IPv6 tugi olemas, aga meie pidime otsuse ära tegema selle aasta alguses. Toode ikkagi ei ole disainitud teenusepakkuja mudelile. Et ta on hea enterprise lahenduses, kus ühe asutuse asjad on koos, aga multitenancy pool ei ole nende tugev külg. Ja Advanced Networkingus mikrosegmenteerimine võrgu poole peal, nad olid testinud enda poole peal ainult 50 kliendiga. Taavi mainis, et meil on praegusel hetkel riigipilves 341 projekti, siis see tähendab seda, et Nutanixi mõttes me oleks läinud ikkagi üsna tundmatutesse vetesse nende võrgu poolega. Platvormiteenused on Nutanixil eraldi litsentsi eest ja platvormiteenuste hind võrreldes konkureerivate asjadega turul on suhteliselt krõbe. Neil on küll kõik asjad olemas, Kubernetes, S3 failid, aga nad on kallis ja lisaks sellele platvormiteenused Nutanixil on praegusel hetkel ka kõik ühe põhised. Ja logimisest me avastasime sellise asja, et Nutanix sisuliselt laseb kõik logid kogu pilve pealt ühte katlasse kokku ja kui me peaksime hakkama klientidele eraldi logisid eraldama, siis see oleks kas suur käsitöö või me peaksime tegema spetsarenduse, et sealt asju niimoodi välja filtreerida, et iga klient oma kõik asjad kätte saaks või siis, et me kogemata mõne teise kliendi logi ei satuks kliendi kätte. Et seal olid ka päris suured probleemid. Vaatasime ka Red Hati OpenShifti, mis on Red Hati modernsem pilvelahendus, mis sisuliselt on Kubernetese põhjaga ja Kubernetese sões jooksevad siis KVM-i VM-id. Teenusepakkuja mudel oli need olemas, aga miinusteks tuli see, et OpenShift ei ole päris puhas vanilla Kubernetes, et ta on ikkagi Red Hati poolt üsna ära customiseeritud. Selgus, et storage live migration'it ei ole, et see oli miinus.
Ja platvormiteenuste lock-in, see on teada lugu, et kui sa OpenShifti jaoks hakkad oma rakendusi kirjutama, siis nad on OpenShifti rakendused, mitte Kubernetese rakendused, ehk siis sa kirjutad ennast sinna sisse kinni. Red Hati jaoks on see kasulik, aga kliendi jaoks võib see üsna valus olla. No see on umbes selline Apple'i telefoni laadne olukord. Et kui sa seal ökosüsteemis sees oled, siis ega sealt lihtne välja tulla ei ole. Ja võrkude tegemine oli ka neil poolik, et see osa oli nagu sellest teenusepakkuja mudelist puudu, et seda oleks me pidanud hakkama siis ise leiutama. VMwarega sai ka räägitud, aga sellel hetkel oli juba see uudis väljas, et Broadcom ostab VMware ära. Ja sellest tekkis suur segadus. Ja tegelikult see suur segadus kestab siiamaani, nii litsentside, hindade ja kõige muuga, mis VMwarest üldse saab. Et siin osad inimesed isegi nimetasid seda Broadcomi ostu üheks korralikuks kopakäkiks VMware jaoks. Ja uus hinnastus tegelikult ei toeta nii pilvemudelit kui võrreldes näiteks vanema VMware teenusepakkuja hinnastuse mudeliga. Ja me oleme VMware suhtes tegelikult äraootaval seisukohal, et mis VMwarest üldse saab. Et kui selles osas selgust ei ole, siis VMwarega mingeid liigutusi me praegusel hetkel ei tee. Ja lõpuks jäigi Red Hat ja OpenStack. Et plussid, et multitenancy teenusepakkuja mudel on siiski tal kõige parem, toimib, ära proovitud, probleeme ei ole, kliendid on omavahel isoleeritud. Ta ei ole küll täiuslik, aga teised on veel kehvemad. Iseteenindust ei pea uuesti ehitama. Iseteenindus on sama, nagu Taavi näitas, uued 2.0 asjad tegelikult on samas iseteeninduses lihtsalt uued saidid. Et see teeb nagu kliendi elu väga palju lihtsamaks. Migreerimine on lihtsam, võrkude, VM-ide, kõik loogikad põhimõtteliselt jäävad paika. Lihtsalt OpenStacki versioon tuleb uuem. Ja mis on salata, Red Hat. Red Hati ei tohi küll öelda litsents, aga Red Hati tugi on siiski kõigist kõige soodsam. Miinused, need vanad hädad. Snapshotid töötavad ikka nii, nagu nad töötavad. Selles osas paranemist ei ole. Dünaamilist ressursijaotust ei ole ega tule. Red Hat ise on öelnud seda, et nad on ikkagi selle toote teinud suurte pilvede jaoks ja kui ikka väga suur pilv on, siis seal selle dünaamilise ressursijaotuse väljaarvutamine hakkaks ise juba nii palju ressurssi võtma, et mõistlikum on selle pilvel lihtsalt kasvada. Ja kui tekib see probleem, et on vaja tasakaalustada, siis tuleb tasakaalustada. Ja vanast õpitust on selge, et CEF-i ja OpenStacki ei tohi installeerida integreeritult, muidu lähevad asjad imelikuks. See on lihtsalt üks ühest üle võetud tarkus. Et jah, tänu sellele on 2 erinevat süsteemi, mida me peame haldama, aga vähemalt me saame neid iseseisvalt hallata. Ja Nutanixist mainiks veel viimased laused, et kuna me alustasime Nutanixiga, me pidime ta majja võtma, me ostsime mingisuguse koguse litsentse ja riistvara ära, ja et see ost nagu luhta ei läheks, siis meil oli teada, et meil on vajadus niikuinii ATK, ehk siis arvutitööteenus kuskile majutada, meil on vaja Ports-Riti enda teenuseid kuskile majutada ja tegelikult riigi ise nõuab ka parajat kogust haldusvahendeid, mida peab kuskil peal jooksma, siis nende jaoks Nutanix sobis hästi, ta toimib ühe asutuse sisese lahendusena väga hästi, ta on stabiilne, mugav ja praegu ongi nii, et
et päris palju RIT-i sisemisest asjast jookseb Nutanixi peal ja tegelikult ma ütleks isegi, et see on hea, et nii läks. Et kui me oleksime näiteks VMware band selle koha peale, siis oleks segadus tänasel päeval palju suurem olnud. Ja ma tegelikult mainiksin ühte asja veel, mida Taavi ei maininud, natukene mainis selle open networkingu poole pealt, et sealt tegelikult meil tuli ka selline huvitav side quest, et kui me alguses valisime open networkingu ja open networkingu tarkvaraks oli valitud Pluribus. Kes võib-olla ei tea, mis open networkingu tähendab, see tähendab seda, et switchi tootja ja switchide peal jooksev võrgutarkvara on eraldiseisvad üksused, et nad ei pea olema ühe tootja poolt toodetud. Ja see oli nagu hea valik, sest juhtus selline asi, et meie valitud Pluribus osteti Arista poolt ära ja sisuliselt pandi kinni, et konkurent turult hävitada. Ja siis me olime natuke lõhkise küna ees, et meil on nüüd see switchi riistvara olemas, meil vedas sellega, et me ei olnud veel tarkvara litsentsi ära ostnud. Ja me vaatasime ümber, et okei, open networking, switchid sobivad, me panime hoopis Delli Enterprise Soonicu nende switchide peale. Ja nüüd meie võrk jookseb Delli Enterprise Soonicu peal, see on ennast tõestanud, ta on stabiilne, ta on hea. Ma isiklikult ausalt öeldes ei oleks uskundki seda, et open networkingu puhul oligi see, et aga äkki selle Pluribusega juhtub midagi, et siis on meil vähemalt võimalus tarkvara välja vahetada nii, et võrk jääb paika. Me oleks jälle osanud uskuda seda, et me vahetame selle nii kiiresti välja, et me isegi ei jõua seda switchide peale installida. Aga see näitas seda, et tegelikult see open network oli õige valik. Aitäh! Küsimusi? Ma alustan ise võib-olla küsimusega, et iseenesest on väga lahe kuulata, kuidas teenusepakkuja räägib, mis ta kõik enda kõhu all teinud on, mida ta kõik on analüüsinud ja proovinud. Jah, et me põhimõtteliselt neid kivisid, mis me ümber keerasime ja sinna kivide alla vaatasime, neid kivisid oli praktiliselt kõik, mis selles sektoris üldse olemas on, mis teenusepakkuja, pilveteenuse platvormid olemas on, et me käisime praktiliselt kõik läbi. Tahtsin küll küsida, et kas midagi jäi nagu vaatamata või proovimata? Kui siis ainult tänu sellele, et mõned, kellega me ühendust võtsime, sealt ei tulnud nagu vastust tagasi. Siia online'is on inimesed olnud usinad, on tulnud ka küsimusi. Üks küsimus läheb natukene sellinesse fantaasiavaldkonda, sellepärast, et kui sul oleks on nagu teada, kui sul oleks piiramatu raha ja infosek poleks takistust, mis sa teeksid teisiti? Nii raske vahe. Raske, aga ütleme niimoodi, et ega seal väga palju valikuid ei ole. Et kui raha ja infosek ei ole takistuseks, siis migratsioon ja nende VM-ide niimoodi ülekolimine, et ka kliendid ellu jäävad, on ikka takistus. Ja see on nagu meie kõige suurem prioriteet, et see, mis meil juba on, et sellega midagi halba ei juhtu. Et need nüansid tegelikult ei olegi kõige kriitilisemad nüansid. Kas meil saalist on küsimusi? Kas anname sulle mikrofoni ka taaskord, siis online'is ka kuuleb sind. Mikrofon ka, et see oli see kolmas IP aadress, millest siin Taavi rääkis enne. Jaa. Et mis see on? Kas see on nüüd selline saitide vahelise võrgu IP või? Tegelikult seal on niimoodi, et saidi siseselt on oma vahemik, et igal saidil on oma nagu subnet, aga need subnetid
on omavahel kiirelt ruuditud Fabricu kiirusega. Taavi võib-olla maininud seda, et miks me tahame, et kliendid võimalikult palju seda võrku kasutaks, et kui on 2 kliendi projekti vahelist liiklust, siis ta ei hakka välimise kihi tulemüüridest ja asjadest läbi käima. Et siis ta suudab pilvesiseselt suure kiiruse ja madala latensiga ühes projektis teisi andmeid vahetada. Ja see oli ka see võimalus, et miks me veel lisasime selle, et seal on 9000 MTU võimalus. See on siis nagu ühe datacentri sisene võrk? See on ka üle datacentrite. Ta ei ole küll üle datacentrite L2 võrk, ta on üle datacentrite ruuditud, aga tänapäevased switchid, nad on L3 switchid, et sisuliselt nad switchivad IP aadressi järgi. Kui mul on täna nagu Virtucal on väline, sisemine ja veel ka siis see 3. võrkukaardi juures, et 2 datacentri vaheline otseühendus, et siis võib hakata selle käima, jah, et neid vanu ühendusi saab tänu sellele võrgule vähemaks võtta, sest kui vanas olid need eriühendused tehtud kliendiprojektide vahele, neid erilahendusi tegelikult vanas riigipilves on erinevaid ja päris palju, siis see teeb ta nagu ühtlasemaks ja loogilisemaks. Ja eelkõige ta on kiire. Aitäh. Võtan online'ist veel ühe küsimuse. Kas riigipilv 2.0 raames on võimalik saada CEF ka Kubernetese pinna pakkujaks? See jutt käib meil maja sees. Ma ei ütle veel jah, aga suure tõenäosusega. Et see on pigem niimoodi, et kui me ei leia CEF-ile alternatiivi, siis on ta CEF, kui me leiame CEF-ile mingi parem alternatiivi, sest on mõningad alternatiivi laua peal, mis teevad täpselt sama asja, aga lihtsalt on teised tooted, siis ma praegu ei julge veel öelda, et CEF oleks Kubernetese jagatud storage'iks, aga mingisugune jagatud storage platvormi teenustes, kui me nüüd riigipilve 2.0 valmis saame, siis hakkame me platvormi teenused arendama ja seal tuleb kindlasti mingisugune jagatud storage Kubernetese jaoks. Et sellega on arvestatud. Kas see on CEF? Ma täna veel ei ütle. Järgmine kord siis? Järgmine kord äkki. Äkki saab juba varem. Minu poolt võiksime teha Kristjanile suure aplausi, väga informatiivne. Aitäh.